oli esimene kogemus vaba eesti sõnaga ja minul oli ta kunagi 1950 paiku, aga siis püsivamalt algas see peale 1953, kui ma ülikoolis oma kraadi kätte sain ja New Yorki tagasi tulin. Nii et sellest ajast saadik ma täpselt muidugi ei mäleta, kuna ma tellima hakkasin, aga see pidi kunagi 50. aastates olema. Teie teine küsimus oli, kas ma olin lugeja algusest peale ja vastus on muidugi jaa. Sest mis ma tast muidu ikka tellisin. Nüüd küsite, kuidas on lehtajaga muutunud minu arvates. Mina ütleks nii, et leht on endiselt hea, nagu ta alati hea on olnud. Nüüd järgmine küsimus on, millal ja kuidas olete lehele kaastööd teinud? Minu esimene kaastöö algas, see oli 1988 ja sellest saadik on Vaba Eesti Sõna avaldanud üle 600 artikli. Ma täpselt ei tea, õieti kokku oli 640, aga minu nimekiri, mida ma koostasin, seal on ka sisse kantud need artiklid, mis läksid ainult kas Rootsi ajalehele või Kanada ajalehele. Aga ma ütleks, et Vaba Eesti Sõna oli vähemalt 600, võib-olla isegi 610 või nii. No vaat ja siis te küsite, mis roll on Vaba Eesti Sõnal, millega eristub või peaks eristuma. No minu arvates tema peamine ülesanne on ikka Eesti ühiskonna liitja USA-s. Ja see on tema peamine ülesanne. Nüüd muidugi see raskus seal juures on, et eesti keel välismaal siiski läheb kvaliteedilt alla. Ja see põhjus on päris selge. Esiteks, eesti keel on grammatiliselt väga raske, üks raskemaid keeli õppida. Ja teiseks, meil ei ole ju enam formaalseid eesti kooli, kes seda õpetaks. Täienduskoolidele ma tahan suurt tänu avaldada, aga kõik, mis nemad saavad teha, on see, et annavad mingit põhialust, et noored või lapsed vähemalt teaksid, mis see eesti keel on. Aga nüüd ei ole just oodata, et kui nad täienduskooli on lõpetanud, siis nad võivad kohe igasuguse eesti raamatu võtta ja seda hakata lugema. Aga see on iga keelega nii, et selles mõttes me oleme teinud nii hästi, kui see üldse võimalik on. Nüüd te ütlete, et mis siis teha, kui öeldakse, et tänapäeval enam Vaba Eesti Sõna vaja pole. No seda ma ütleks, et on küll. Ja me peame siin kahte asja silmas pidama. Üks on eesti keel ja teine on eesti meel. Eesti keel loomulikult ajaga läheb alla, sest meil ei ole enam võimalik õppida ajakohast eesti keelt. Me oleme juba 3-4 generatsiooni siin maal elanud ja need, kes õpetavad ka Eesti koolis, need on ise juba 2. või 3. generatsiooni siin elanud.
aga see, et me hoiame seda eesti meelt alles, see on minu arvates see number üks asi ja seda me saame hoida